Hetkel viiakse läbi Kaitseliidu valveteenistusele droonitõrje laskeväljaõpet. Seda siis Kaitseliidu ülema korraldusel ja eesmärk on siis tõsta valveteenistuses droonitõrje võimekust. Väljaõppe koosneb siis erinevatest moodulitest, valvuritele tutvustatakse erinevaid droone, mida meie siis objektide läheduses võidakse kasutada. Tutvustatakse õigust, ehk siis mille alusel üldse võib toimetada. Laskemoona, ehk siis kuna laskmine viiakse läbi 12-kaliibrilise sileraudse relvaga, siis tutvustatakse ka erinevaid moonasid, mida siis selle droonitõrje tarbeks saab kasutada. Lisaks siis viidi läbi laskmine, mis koosnes siis 2 osast, ehk siis taldrikute laskmine erinevatest suundadest ja lisaks siis õppepäev lõppes sellega, et õhku tõusis FPV droon ja üksus sai siis seda drooni alla lasta või siis mõjutada seda. Sellise laskmise puhul on kindlasti oluline see, et sihtmärk on liikuv, mis tähendab seda, et laskmine peab arvestama lendava objekti suunaga ja peab võtma siis teatava ennaku sõltuvalt selle objekti kiirusest, et kuhu kohta sihtida. Et kui sa siit täpselt selle objekti pihta, siis võib juhtuda, et sinu laskemoon jõuab kohale sel ajal, kui seda objekti seal ei ole. Siis olid laskmine liikuvate objektide pihta, mis antud juhul olid siis need kettad ja lõppes sellega, et proovisime tabada ka drooni. Drooni tabamisega tuligi nüüd välja selline asi, et see ei ole nii lihtne, kui see ka alguses kõrvalt võib paista. Tabada on väga raske drooni lendaval kiirusel kuni 200 kilomeetrit tunnis ja tuli lõpuks ühesõnaga kokkuvõttes välja, et sellised koolitused on vajalikud. Kindlasti sinna tuleb ka tulevikus panna nii oma ajaressurssi kui ka rahalist ressurssi ja kindlasti tuleks neid jätkata. Et selline väljaõppe on väga hea näide koostööst, ehk siis seda laske väljaõpet ei oleks kindlasti valveteenistus üksi suutnud läbi viia. Et meil õnnestus kaasata siin instruktorid Pärnu malevast. Meil olid siin jahimehed, kes lubasid meid oma lasketiiru laskma, tutvustasid siis erinevaid moonasid. Meil oli siis drooniõpet viidi läbi, ehk siis see oli hea näide sellisest ülekaitseliidulisest koostööst, mismoodi koostöö viib siis eesmärgini.